Pärnu suvehoolikud, mul on teile väga hea uudis. No täpselt siin Pärnu rannast Düünist üle tee asub kunagine Pärnu rannakino, aga nüüd on siin juba üle aasta tegutsenud kultuuriklubi Tempel. Ja hea uudis on see sellepärast, et nüüdsest 1. aprillist on uksed avatud siin samas majas 5 päeva nädalas. Ehk kui sa ei ole ka pärnakas, oled siia sisse sõitnud, astu julgelt ustest sisse. Siin saab kodukontoris töötada, siin saab lugeda raamatuid, siin saab teha mida iganes, kas või heegelda. Lähme! Kas sind kotib? Kas mind kotib? Kas teid kotib? Kas meid kotib? Kas teid kotib? Kas teid kotib? Kui võtta kultuursed tegevused, siis meil on näiteks siin muusika, bingo või drink and draw on tulemas, et selliseid loomingulisi tegevusi saavad siin tänavalt sisseastujad teha, aga just ka need ringitegevused, et ka need inimesed saavad siis liituda näiteks mõne trupiga, meil on siin laintants, mis iganes, selliseid ringitegevusi on siin üsna palju ja neid saab veel juurde ka tekitada. Linn on meid siis toetanud siis kommunaalkuludega ja siis selle tõttu meil ongi see kohustus olla nagu ka rohkem lahti, mis on väga tore, et inimesed saaksid rohkem oma aega veeta ka teiste inimestega koos, ma ei tea, kas või pingsi mängida või mida iganes, eks ole. Kultuuriklubi Tempel on üks väga meeldiv koht sooja õhkkonnaga, kus on ka võrratu tantsuplats ja miks mitte teha trenniproove just nimelt tantsuplatsil. No aga kas teid siia oodati lausa niimoodi, et tuletegi siia ja teete trenni siis täpselt kui tahate või kuidas see korraldus siin on? Meid võeti väga soojalt vastu. Me tegelikult päris alguses olime koolirühm, aga me otsustasime, me tahame saada iseseisvaks rühmaks ja hakkasime Pärnus siis ruume otsima. Ja meil kriteerium oligi see, et oleks koht, kus oleks piisavalt ruumi, aga samas ka hea ligipääsetavus ja õnneks Templis on väga hea ligipääs. Toetame kultuuriühinguid ja avatud kultuurikeskuseid ja neil on erinevad tingimused. Avatud kultuurikeskuste puhul on siis üheks tingimuseks, et nad peavad olema töötanud vähemalt aasta, et neil oleks vähemalt 5 kollektiivi, kes on nende pinnal ja vähemalt peab olema ruutmeetrite arv 300 ruutmeetrit, kus siis saavad kultuurikollektiivid tegutseda. No kui suur see toetus on, et ja selle nimel käib ikka väike võitlus ka siin Pärnu linnas või? No väike võitlus ikka käib, kes ei taha siis saada kusagile reale, et tegelikult meil on 4 avatud kultuurikeskust, on Raeküla vanakool, siis Gildimaja ja Noorusemaja ja siis tõesti sellest aastast on ka kultuuriklubi Tempel, mis on mõeldud just rohkemale, võib-olla nooremale generatsioonile, et see oli meil veel nagu täitmata. Kultuuriklubi toetus on aastas 26 000 eurot ja see kulub pea täielikult kommunaalide eest tasumisele. See, mida kunagise rannakino ruumes on ära tehtud, on tehtud oma vahenditega ja lootuses, et ehk kunagi toob siia sisse pandud midagi ka tagasi. Kui sisse saab klubisse astuda tasuta, siis artiste kuulama tulles tuleb ikkagi pilet osta, kuid see väljaminek jääb kuskil 25 euro kanti. Inimene saab siin ju ka teha tööd. Meil on siin tasuta võrk, wifi võrk, eks ole. Inimene saab siin teha näiteks kaugtööd, samal ajal valida endale ise muusika, mida ta soovib kuulata või ei soovi üldse muusikat kuulata. Aga jah, lauatennis on ja siis meil on ka erinevad lauamängud, muidugi see käib selle juurde ka niikuinii. Aga ma arvan, et see on rohkem sotsiaalne konstruktsioon ka, et seda tegevust, see ei pea alati olema käeline tegevus, et see on ka lihtsalt nagu kokkusaamise ja suhtlemise koht. Andres ütleb, et kollektiive võiks siin rohkemgi olla. Maja on suur ja tegevus saaks käia erinevates saalides. Väga head võimalust vaadata sisse raadiotöösse ja DJ oskustesse pakutakse Pärnus pea ainsana. Karel Kask peab siin oma DJ kooli. Kuna meil tänapäeval on DJ-pulti rohkem kui bändtehnikat, siis on vaja õppida ära see asi ka kuidas teha seda asja. Et mina olen siin selle jaoks, et õpetada siis noori või vanemaid, õpetada, kuidas see pult töötab ja läbi selle siis oskusi õpetada neile.
See on nagu mingi järelkasv raadiohäältele või kuidas see tulevik võiks siin paista? Võib-olla jah niimoodi, et kuna programmi teeme siin templis küll ja alati on DJ-si vaja, kes muusikalises tiimsis mehel lahutavad, siis üks võimalus ongi see. No seda ma mõtlesingi, et kui teil siin erinevad bändid esinevad, et siis tavaliselt on ju afterparty või midagi sellist ja seal peaks ikkagi DJ olema, et siis loodate nagu oma sellise järelkasvu peale või? Jaa, kuna praegu on probleem selles, et enamus DJ tahab Tallinnas või Tartus, siis Pärnus on vaja järelkasvu tekitada juurde, et oleks meil ka mõnus keskkond olemas, kogukond, kes mängiks muusikat. Kui klubidel on suur osa rahva koondamisel sügis-talvel, siis templil on oma suveformaat täiesti olemas. Et muutuda parimas mõttes higiseks ööklubiks rannas ja mitte teha ainult laive, vaid ka rahvusvahelises mõõtmes pidusid. Me oleme nii keskrannas, kui vähegi annab olla ja meil on siin tõesti hästi toredad partnerid ja ka naabrid kõrval. Et ma tean lihtsalt, et siin on ka suuremad sündmused tulemas, et Beach Grandiga on meil siin tulemas koostöö. On ka liikumisvõimlemisfestivalid, et sellised suuremad sündmused, mis rannas toimuvad, et me saame pakkuda neile enda ruume, enda tegevuste läbiviimiseks, sest tõesti ruumi on siin palju. Aprillis ootavad ees 5 Duo Ruudu ja Velike ja Luki kontserdid. Mais jõuavad klubisse Tempel, Ann Marleen, Ines, Vaiko Eplik ja Smilers. On mida oodata.